Kui nüüd kõik läheb nii nagu plaanitud, siis selles hoones siin minu selja taga täpselt Paide südalinnas avab juba sellel sügisel uksed Koodjärva, kuhu muideks kandideerimine on juba alanud. No see idee tuli tegelikult juba 2020. aasta sügisel, kui Koodjõhvi alustas oma tegevusega. Et siis oli selline tunnetus, et ka Järvamaal võiks midagi taolist aset leida. Hetkel tegutseb ruumides, kuhu Koodjärva rajatakse ka sihtasutus Järvamaa ning see maja on muideks saadud kingitusena Järva tarbijate ühistult. Kui me räägime sellest kooli käivitamise rahastusest, siis selle rahastuse me oleme saanud regionaalmeetmest ja täpsemalt siis maakondade arengustrateegiat elluviimise toetusmeetmest, et selle raames siis kohandatakse ruumid ja rahastatakse ka personalikulu ja esimesed nii-öelda käivitamisega seotud kulud. Nagu aru võib saada, siis juba on käimas ka kandideerimised siia Koodjärva kooli. Ja, kandideerimised käivad ja vastuvõtukatsed samamoodi, ettevalmistused selleks samamoodi. Meil on hetkel planeeritud selliselt, et katsed viiakse läbi Jõhvimajas. Ja hea meel on tõdeda, et kuigi uudis tuli sellel nädalal alles välja, siis juba on kandideerinud 7 inimest. Mida endast kujutab Koodjõhvi, Koodjärva? Mida seal koolis siis õpetatakse ja mis hariduse sealt saab? Me anname tegelikult võimaluse inimestele teha karjäärimuutuse 1 aastaga ja õpetame kompleksarendajaid ehk siis full stack arendajaid. Tingimus on see, et sa oled täiskasvanu. Haridustase võiks olla vähemalt põhiharidus ja meid kindlasti eristab see, et õpe toimub inglise keeles. No viimased aastad on toonud Eestisse tõelise õpetajate põua, kui nii võib öelda, palkadest rääkimata, kuidas siin see asi lahendatakse? Meil on koodikoolis väga lihtne, meil ei ole õpetajaid. Ehk kogu õpe toimub iseõppeprogrammis ja õpilane ise ongi õpetaja. Ta leiab endale need võimalused, kust leida informatsiooni, ta toetab teisi õppijaid selles õppeprotsessis ja me tegelikult toetame läbi selle siis elukestvat õpet ja ennast juhtivat õppijat. Kas selleks, et siia kooli kandideerida, peab olema arvutivõlur ja teadma arvutist kõike või võib tulla ka täiesti tavaline inimene, kes võib-olla arvuti peal ei ole nii sina sõber? Võib tulla täiesti tavaline inimene, kellel on huvi olemas ja meie vastuvõtukatsed siis koosnevad ka erinevatest osadest. Need esimene osa on tegelikult online mäng, nii et programmeerimisoskust sisenemiseks ei ole vaja. Mida see tähendab ühe kohaliku kogukonna jaoks ja mida see tähendab Järvamaa jaoks? Suuremaid võimalusi, piirkonna atraktiivsus kindlasti kasvab seeläbi ja see atraktiivsus kasvab, ma arvan, nii kohalikele inimestele kui ka väljast siia tulijatele.